välja, ma olin 16, kui ma kolisin välja, et siis, kui ma vennaga koos kasvasin, ma mäletan seda, et me tegime lollusi, me kaklesime aga samas, kui keegi teine, ma nii hästi mäletan, kuidas mingi tüüp arvas, et nagu on okei mu venda kividega loopida. Nagu mina võin oma venda kiusata, on ju. Sa ei või. Brighter days is on the other side of pain. Can't be the same if you want to see some change. Iced out chains got you acting kind of strange. Mine got corroded by the fortune and the fame. Ego so bloated got your head. Tere, saade on Kuulus TikTokis ja täna on meil külas Kristiine Frey. Tere! No sa kirjutad TikToki bios nõnda, et mul pole õrna aimu ka, mida ma siin teen. Ometi oled sa laadinud sinna alates 2021 ligi 240 videot. Sa vaatasid kõik videod läbi. Okei, no kuskil peab alustama. Aga see on niisugune hea peo kirjeldus, ma arvan. Et see annab mulle võib-olla võimaluse teha ükskõik, mida ma tahan seal ja ollagi selline, nagu ma tahan. Et ma mäletan, et ma vaatasin mingid videosi, kus kõik ütlesid, sa pead mingi niši valima, aga ma ei ole selline inimene. Täna tahan seda, homme ma tahan hoopis seda teist asja, on ja võib-olla tahan neid mõlemat. Ja siis siuke peo oligi, nagu mul ei ole actually õrna aimugi, mis ma siin teen. Ja nii on tänaseni. Aga sa teed? Aga ma teen. Ma lihtsalt jagan oma mõtteid, ma jagan oma elu. Ma ei tea, ma ise olen nagu mõtestanud enda jaoks selle nii, et ma tahan olla nagu sotsiaalmeedias kellegi suurem õde, kes nagu veits teeb nalja, veits jagab tarkusid edasi, veits räägib lihtsalt, näe, mul läheb niimoodi, ma teen siukseid asju. Sõin enne see täis ja siis tuli mingi normaalne väks peale. Siis ma mõtlesin, ma ei jaksa neid samme teha, aga siis mulle meenus, et ma pole mingi tutt ja ma tulin õue. Sa oled enda suure õe videotele kogunud ligi 200 000 meeldimist. Ja ma ise ka nagu imestan, et mis asja. Aga see on päris lahe ja mul on mega toredad jälgijad. Ebareaalne, ma nagu iga päev mõtlen, et nagu vau, sest et mulle kirjutatakse ka, et nagu sa teed nii äget asja, kuule sa aitasid mind sellega, kuule mul oli halb päev, ma vaatasin su videot, mul läks kohe tuju paremaks ja nagu see on mega feeling. See ongi siuke maailma päästmine, mis mulle meeldib. Postkast on sulle siis fännidele avatud, jah? Absoluutselt. Ei ole pandud ära blokitud fänne kirjakastist? Ei ole. Et selles suhtes, et vastan ja kui küsitakse midagi, siis ma ikkagi, kui ma näen, siis ma üritan vastata, et ma olen nagu suurem õde ja ma nagu vastan sulle. Vaatan TikTokist, et sa oled kõva trennihunt. Ja. Muudkui kõnnid ja jooksed ja jalutad ja tõstad ja möllad ja kuidas sa sattusid sinna trennilainele? Oled sa eluaeg olnud sporditüdruk? Ei, kindlasti mitte. Ma olin nagu veel mõni aasta tagasi, ma olin peohunt. Ma panin raiult pidu. Aga mingi hetk ma tundsin, et elus võiks midagi enamat olla ja nagu võib-olla isiklikus elus ka ei olnud kõik väga hästi ja siis ma läksin tegelikult jõusaali selle mõttega, et saada tugevaks. Nagu füüsiliselt tugevaks, aga ma ei arvestanud sellega, et sa saad seal ka vaimselt tugevaks ja see on ülikõva ja samamoodi enne jõusaali ma alustasingi jalutamisega, nagu paningi prioriteediks selle, et iga päev ma jalutan, iga päev ma teen ise enda jaoks midagi. Kui palju siis? Mitu tuhat sammu või? 8000 on miinimum. TikTokis sa ütlesid, et kõige tähtsam on oma perse välja ajada. Exactly. Number 1, kuula oma lemmiklaule. Number 2, võta oma lemmikjook kaasa. Ja number 3, võta lihtsalt oma perse kokku ja mine õue. Ajage oma perse välja ja tee midagi enda jaoks. Sa ütlesid, sa enne olid peohunt, enne kui sa olid trennihunt. Mis siis kõige rajumad peomälestused on? Ma arvan, et mis see järgmine küsimus on? Mis siis järgmine küsimus ongi, mis on kõige raigemad peojärgse hommiku mälestused? Võib-olla midagi sellist, et sa lähed peole ühte kohta ja siis seal saab pidu läbi ja siis sa lähed teise Eesti otsa pidu edasi panema, sest pidu ei saa otsa ju. Et hakkad jooma Jõgeval, aga ärkad Võrus? Näiteks. Seda on juhtunud? On. Et ei soovita, ei kiida heaks, aga me kõik peame mingid kadalipud elus läbima ja õppima sellest. Kuidas siis sul nüüd alkoholiga suhe on? Kusjuures ma ükspäev mõtlesin sellele, et ma viimane pokaal äkki oli aastavahetusel, nagu natukene võtsin, aga tänaseks nagu mind ei köida alkohol, ma ei joo alkoholi ja ma ei taha panna endale mingi silti nüüd, ma olen mingi karsklane, et ma lihtsalt, kui mul tekib see päev ja hetk, kus ma tahan selle pokaali teha,
I guess ma teen siis, on ju. Et aga tänasel hetkel ma tunnen, et see on mõttetu ressursi raiskamine. Mingi pidu läks siis täiega käest ära, et joomise maha jätsid või? Ei, absoluutselt mitte seda. Lihtsalt, kuidas ma ütlen sulle, ma võib-olla asendasin selle pidutsemise spordiga, liikumisega ja ma nägin nagu palju ägedamaid tulemusi kui see, et sa oled pohmakaga järgmine päev, võib-olla terve nädalavahetus, sa oled nagu täiesti autis, sa ei tee mitte midagi, sa ei liigu elus mitte kuskile. Et minul nagu, kui mul asenduski alkohol spordiga, mu elu muutus kordades paremaks, nagu ma elan nii fucking ägedat elu. Ma teen sporti, mul on ägedad inimesed ümber, ma olen ise äge, on ju, et ma nagu ei taha seda ära vahetada, et võib-olla seal on mingi väike hirm ka, et kui ma nüüd nagu umbes uuesti mingi hakkan pidu panema või midagi, et siis ma võib-olla ma raiskangi seda aega, ma raiskan enda energiat, on ju, ja ma ei jõua kuskile, aga ma tahan jõuda ju. Ma tahan elus midagi saavutada, ma tahan niimoodi, et mamps vaatab. Nice. Kui muidu mamps vaatab Insta storiisid, mis on purjuspäi tehtud, siis ta on... Ja. Aga sa tahad, et mamps oleks. Jaa, Go! Yes, täpselt. Aga mis sa nendele noortele ütled, kes iga reede ennast täis joovad? Tead, me igaüks teeme oma valikuid ja see pole minu asi öelda, et nüüd ära joo vaata. See peab sinu seest tulema see, et ma enam ei taha, ma tahan midagi muud. Aga lihtsalt enda näitel ma võin öelda, et elus on palju enamat, elus on nii ägedaid asju, aga kui sa nagu raiskad oma õhtud, oma energia, oma elu mingi pokaali peale, siis paraku sa ei jõua mitte kuskile. Mis pokaali, noored ikka paned viina pudelist. No okei, paned viina pudelist, vaata. Et kui sa nagu, see on okei, kui sa teed seda aeg-ajalt, kui sa tunned, et sa vajad seda, see võib olla sinu viis, ma ei tea, kuidagi, ma ei tea, mida sa sellega teed, aga nagu igatahes, kui see on sinu viis, sa tahad seda teha, tee, aga igal sinu otsusel on tagajärg. Ja sa pead nagu sellega arvestama, et kui sul nagu 5 aasta pärast sa oled mingi elus sellises kohas, et kõik on nii pekkis, vaimne tervis on pekkis, suhted on pekkis, ma ei tea, kes ma olen, ma ei tea, mida ma tahan, ma pole mitte kuskil jõudnud, siis sa pead paraku peeglisse vaatama, sest et sina oled otsustanud, et sina tahad oma elu elada seal pidutsedes alkoholiga. Pidutsed on norm, aga saab ka ilma alkoholita ja väga lõbusad. Pluss sa mäletad neid mälestusi, mis on ülikõva. Ei sitaks äge pidu oli, aga midagi ei mäleta. Jah, et mulle ka meeldib see, et ma olen ka käinud selles suhtes pidudel, aga nagu ma pole joonud ja ma mäletan kõike ja need on reaalsed mälestused, mida ma olen oma sõpradega teinud, mida ma kunagi saan nagu oma lastele rääkida. Vaata, tegime seda. Ma olen näinud vaeva ja teeninud lisaraha, et siis rohkem endale lubada. Aga kahjuks ma olen pidanud väga suure osa sellest rahast andma Eesti riigile trahvide näol. Kui suur liiklushuligaan sa siis oled? No, need olid nagu väiksed kiirusületamised, võib-olla parkimistrahvid, on ju. Telonäppimine roolis ka, jah? TikToki laikide vaatamine ja siis ei olnud, tegelikult ma olin telefoni kõnes too hetk, et jah, absoluutselt. Oled liiklushuligaan? Ma ei ütle, et ma huligaan olen, aga ma olen trahve pidanud maksma tõepoolest. Ikka 10 rohkem. Mis perioodist me räägime? Elust ajast. Elust ajast, jah? No 10 ikka, jah. Nagu selles suhtes, jah, mu jalg on võib-olla natuke raskem. Absoluutselt. Muidugi on, sest sa oled ju traktoriroolis olnud. Absoluutselt. Kas traktori gaasi on nagu pead suruma ja siis ei saa nagu autoroolis? Sa oled kõik asjad välja vaadanud. Oi. Absoluutselt, jah. Ma kunagi töötasin traktoristina. Üliäge amet. Mitte kunagi ei vahetaks seda mitte millegi vastu. See oli äge kogemus. Lihtsalt mingi hetk sa pead elus edasi liikuma ja seal oligi vaata pikad tööpäevad ja sa matad ennast töö alla ära ja sa nagu vähemalt minu isiklik kogemus on see, kuidas ma oma isiklikus elus, ma ei jõudnud mitte midagi muud teha, mul ei olnud mingit muud maailma. Kui nüüd ma olen nagu lihtsalt siuke important office lady ja selle kõrvalt ma saan teha nagu asju, mis panevad mul silma särama, mis on ülikõva. TikTok. Näiteks väiksed videod. Aga tulles tagasi selle traktoristi ameti juurde, sa olid ju ainus naisterahvas oma kursuselt, kes ikkagi sai selle põllumajandusdiplomi. On mul õigus? Yes, täpselt. 3,5 aastat vist õppisid. 3,5 aastat. Kus see sihikindlus tuli, kui teised mimmud ära langesid ja olidki ainult mehed ja sina ilus noor blond õbluke naine seal teistega nagu...
Ma arvan lihtsalt, ma olengi selles suhtes väga sihikindel inimene, see on number 1 ja number 2, ma väga nautisin seda, ma ju kooli kõrvalt tegin seda samat tööd, ma väga nautisin oma tööd, ma nautisin seda valdkonda, ma nautisin võib-olla ka seda, et mina naisterahvana, ma pean sellises meeste valdkonnas ennast rohkem tõestama, mulle meeldib see, mulle meeldib, kui keegi on mingid, kuule sa ei saa hakkama, nagu võta veits rahulikult, ma nagu... Kas ei olnud selliseid stereotüüpe, et kursavennad on ju? Kuidagi vaatasid sind imelikult või õpetajad või? Ei, pigem minu nagu koolis minul kogemus oli pigem see, et ma sain tuge. Ma mäletan, kuidas mul üks kursavend õpetas, kuidas käruga tagurdada. Siiamaani ülitänulik talle. et istus rahulikult, seletas seal platsi peal ja nagu ülikõva. Et selles suhtes kursavendade poolt ma ikkagi tundsin toetust. Et seal ikkagi kutsekas ikka, eks seal mingi ütlemisi on, ja noored inimesed ka nagu see on okei. Mis ütlemisi? Ei, ikka panime puid, ma ei oska sulle mingid konkreetselt. Sina ka kellegile ei, mina pigem alla panid midagi? Kui selles suhtes oli, sellepärast, et kui sa tuled ütled mulle midagi, sa saad vastu ja sa saad topelt. Ja samamoodi ma kaitsesin ka neid võib-olla nõrgemaid, kes võib-olla ei suutnud enda eest seista, sest et mine Norja mingi endasugustega tüli, vaata, miks sa võtad nõrgemad, on ja? Miks sa oled siuke, vaata? Haiget viss, vabandust. Ei. Ja siis nende eest ma ikkagi astusin välja, sest et ma ei. Sul ei ole õigust teha nõrgematele liiga. Sa oled siis väga õiglane naine. Ma tahaks küll arvata nii. Ja, ma seisan õigluse eest. Xena. Sõjaprintsess. Väga hea. Vaatsin, et samal ajal, kui sa murdsid siis tööd põldudel, põkaga, siis sa kandideerisid TV3 ilma teadustajaks. Kas see on asi, mida sa tahad mäletada? Kuidas sa tagasi vaatad? Ja ma olen sellele mõelnud, piinlik. Aga ma olin väga noor. Kui noor? Äkki ma olin 20 või? Nagu ikkagi mõni aasta tagasi on ja. Ja kui ma vaatan tagasi sellele, siis ma mäletan seda, et nii kui kaamera läks tööle, kõik mul jooksis niimoodi kokku, ma kõik vaata ja mu hääl värises, ma olin ebakindel ja ma arvan, et lihtsalt ma olingi liiga noor, et kui ma näiteks tänasel päeval läheks sinna, lihtsalt ma lööks selle ukselist vabalt lahti. Meil kaamerad käivad siin, sul jutt jookseb nii, et ja, aga see ongi ajaga tulnud, et jällegi üks äge kogemus. Selles suhtes aru saada, siis mulle meeldib tähelepanu esineda, on ju. Me ei saa seda salata. Ja ilmselt ma sellepärast, kui sinna läksin, äge võimalus, lähen proovil ennast. Ja siis, kui kaamera läksid tööle, siis ma mingi, koju saab. Ja tänasel päeval ma võib-olla, ma ei tea, ma ei viitsiks ilma lugeda. Ma võiks mingit saadet juhtida, absoluutselt. Teeme mingi vestlussaate või midagi, näiteks siin on ja, aga mingit ilma teadustada, veits siuke Sa oled Türi tüdruk, eks ole? Ja, absoluutselt. Ja sinu kandist on ju pärit üks kuulus saates osaleja. Kaspar või? Kaspar Rooni. Käis vallalises kaunitaris. Tubli poiss. Sai teise koha. Ja. Kas sina oleksid vallalise kaunitari saates peaosas? Tänasel päeval, tänasel hetkel kahjuks mitte, aga... Siis süda on võetud? No mul silmarõõm ikka on, jah. Silmarõõmud või rõõm? Silmarõõm. Ainsuses oli, jah? Absoluutselt. Mõtlesin, ma hakkan kurdiks, jah. Et mulle silmarõõm on, aga kui ma oleks vallaline, siis absoluutselt ülikõva saateformaat ja muidugi. Kas türikad elasid Kaspar Roonile kaasa ka või? Ma ei tea, sellepärast, et ma ise ju praegu tänasel päeval ma elan Paide lähedal, ehk siis ma ei tea väga, mis seal Türil võib-olla niimoodi toimub, aga mina küll elasin. Ma olin go Kaspar ja üliäge on näha, et okei, Kaspar sai teise koha ja mis tõestab minu pointi, et kõik, mis sulle määratud, vaata, ei möödu sinust. Ehk siis ta sai teise koha, aga nüüd tal on naine, kellega ta abiellub, nad saavad lapse, et kõik jooksis nii, pidi jooksma. Üliäge. Kaspar oli väga tubli. Ja ta oli väga härrasmees. No kui me juba vallalises kaunitaris otsapidi olema, siis sina kui põllumajandusharidusega naisterahvas, sa näed vist kuhu mu küsimus, et saate võitja Hendrik Terras siis on nüüd põllumajandusminister. Did you see it coming? Ei.
aga ju siis pidi nii olema. Noh, seda näeb ju ka sotsiaalmeedias, et ikkagi tehakse nalja selle üle, et aga no keegi ta sinna pani, ju siis sellel oli põhjust ja mul ei ole piisavalt võib-olla mingeid teadmisi või nagu infot, et seda olukorda kommenteerida. Jah. Väga poliitiline. Sobid küll uueks põllumajandusministriks. Vastused on lepitud. Suurepärane. Ma ostsin oma elu esimesed aktsiad. Ma ei ole viimane aeg olnud rahul iseendaga, pettunud endas. Ma olen väga kurb olnud, low energy 500. Täna otsustasin tulevikus oleks palju vahvam mossitada mingis uhkes Lamborghinis, mida ma oman, kui siin diivanil. Ma pean nagu tegema selleks mingit samme, et see Lamborghini koju tuua. Milline oli lapsepõlv 4-lapselises peres? Ma kasvasin siis ühe vennaga koos ja siis teine vend ja siis õde sündisid hiljem, kus ma kolisin väga noored kodunt välja, ma olin 16, kui ma kolisin välja, et siis kui ma vennaga koos kasvasin, ma mäletan seda, et me tegime lollusi. Me kaklesime aga samas kui keegi teine, ma nii hästi mäletan, kuidas mingi tüüp arvas, et nagu on okei mu venda kividega loopida. Nagu mina võin oma venda kiusata, sa ei või ja ma läksin ja ma ajasin seda venda lihtsalt täiega taga ja mingi loopisin ise teda kividega, sest et mu vend oli nagu nooremana, oli võib-olla siuke hellakas, ta ei tee kärbsegi liiga. Ma olen siuke sõjaprintsessiks seenas, ta on siuke rahulik, chill guy. Ja nagu, kui me räägime lollustest, siis ma mäletan, et me jäime vennaga üksi koju, meil oli narivoodi ja siis me mõtlesime, et tapeedinurk on lahti. Aga mis juhtub, kui sa hüppad nagu teise korruse narist ja haarad tapeedist kinni? Noh, mis sa arvad, mis juhtus? Emps tuli kurja näoga koju. Miks sa 16-aastaselt kodust ära läksid? Ma tahtsin suureks saada hästi kiirelt, ma arvan. Kuhu sa läksid? Ja mul oli siis nagu tolleaegne siis boyfriend / elukaaslane. Ja siis ma ei tea, ma tundsin kogu aeg, ma tahan kiirelt suureks saada. Võib-olla tänasel päeval mõtlen, natuke oleks võisin nagu kauem laps olla, vaata. Aga ma tundsin, et ei, et ma tahan oma raha kiirelt teenida, ma tahan oma ette elada, ma tahan kodu mängida. Noh, jah. Kuidas su vanemad sellesse suhtusid, et sa alaealisena läksid mingi tüübi juurde elama? No selles suhtes kõik oli nagu kontrollitud ja nagu mul nagu, nad teadsid, kus ma olen, kellega ma olen, nad toetasid, pluss ilmselt ma ei oleks lasknud teistpidi mingit asju, sest et kui mul on nagu, mina tahan nii, siis ma teen sulle selgeks, et mina tahan nii. Mul on vaja praegu kodu mängida. Mamps, palun lase. Kaua te siis koos olite? Me olime mingi 3,5 aastat. Väga kaua. Mis siis juhtus? No see suhe, selles suhtes see oli mu kõige esimene siuke tõsisem suhe ka ja see meesterahvas võib-olla oli natukene vanem minust. Kui palju? 5 aastat. Ei olegi nii hull. Mõtlesin, et 50 aastat. Aga mina noore tüdrukuna, eks ma olin võib-olla veidi paremini manipuleeritavam, ja ma tahtsingi olla see ideaalne partner ja läbi selle võib-olla nagu ma tegin ise endale liiga, et kui me lõpuks nagu laiali läksime, siis ma olingi nagu, sealt hakkaski see pidutsemine, kõik asjad ka, et ma ju mingil määral võib-olla matsin oma emotsioone sinna pudelisse ka, mida väga paljud teevad kahjuks. Jah, et ma nagu, kui see suhe lõppes, siis ma olin väsinud, ma olin katki, aga samas ma olen mõelnud, et jällegi ma ei vahetaks seda kogemust välja. See oli väga karm õppetund, aga ma ilmselt ei oleks tänasel päeval selline inimene, nagu ma olen, kui mul ei oleks seda õppetundi. Ilmselt ma võib-olla kompaksin mitut erinevat suhet läbi ennem, kui ma saaksin võib-olla mingi siukse pagasi ja nagu aru saamad, et mida ma päriselt tahan. Ja sealt maalt mingi hetk hakkasingi aru saama, et kui mina iseennast ei väärtusta mitte keegi teine ka. Mina pean panema selle nagu lati nüüd siia, näete, mina on selline, minu jaoks on olulised need asjad. Kui sa ei suuda mulle seda pakkuda, siis me kahjuks, me ei saa siit edasi kuskile minna, on see siis sõprussuhted või siis mingi partnerlussuhted, et sina ise määrad selle väärtuse ja sina ise pead ütlema, kuidas sina minuga käitud. Aga noore tüdrukuna, ma ei teadnud mitte midagi. Mis asi see armastus? Ma arvasin, see ongi armastuse. Mis asi?
see, kui me mingi karjume ja mingid siuksed ebameeldivad olukorrad, et armastus on see, et kui ükskõik, mis siin toimub, siis mina ikkagi olen nüüd ilusti sinu kõrval ja me saame hakkama, onju. Et see ei ole armastus. Kuidas sa nüüd 26-aastase naisena tagasi vaatad väikese 16-aastase Kristiine peale? Ma arvan, et kuradi sitke olen. Kuradi sitke. Aga ma olen sellele mõelnud, ma olen neid teemasid nagu enda sees nagu käsitlenud, et ma mingil määral olen uhke enda üle, et ma olen nagu et ma astusin sealt välja, et ma olen nüüd siin sellisena nagu ma olen, ma silmad säravad, ma elan nagu ma elu parimat elu, on ju, näpud püsti, kõik on pinge, on ju, mu ümber on toredad inimesed, ja samas mul on nagu mingi osa on kurb ka ja võib-olla kuri, et nagu, miks sa nii kaua olid? Mis sa tegid seal nii kaua, vaata? Et ma olen selles... Mis sa tegid seal nii kaua? Ma arvasin, et armastus ongi selline, kurat ei ole. Ema ei õpetanud siis? Ei vaata, ema võis igast asju öelda, aga ma ei kuula. Vaata... Ja sealt katkisest suhtest läksid sa tagasi enda pere juurde koju? Või? Ei, ma otsisin omale elamispinna. Ma ju käisin juba tööl, kõik asjad, ma otsisin omale elamismõtted. Minu jaoks tundus see kuidagi, ma ei saa tagasi minna, vaata. Aga see on mu enda mingi, mitte, mul nagu kogu aeg öeldi, et sa oled alati siia tere tulnud. Ma tean seda, ma võiksin kas või tänasel päeval minna ja kuule, nüüd ma elan siin, vaata, keedame koos suppi ja värki. Aga too hetk ma olin nagu mingi, oota, aga ma olen suur inimene. Räägi, kas sa oma telesaate unistuse ka kunagi ellu viid? Assareik, kus see tuli? Tahtsid telesaadet teha, ma lugesin kuskilt. Assareik, kus juures? Fun fact. Ma ei tee veel telesaadet, aga mul just täna oli sõbraga vestlus, et miks ma ei võiks oma telesaadet teha. Ma olin ära unustanud, et ma kuskil olen seda varem öelnud ja mis on ülikõva tegelikult. Vau, et millal see tuleb, ma ei tea, aga ma loodan, et ühel päeval tuleb mu telesaade. Ja millest see hakkab rääkima? Vot, see ongi see küsimus. Mina ise mõtlesin seda. Vestlussaated, ülilihtne nagu temaatika. Tuled, leiad ägedad inimesed, räägid elust, räägid spordist, räägid vaimsest tervisest. Nii, harjutame. Juhi saadet nüüd. Võta roll üle. Hakka juhtima. Nii, palun. Appi. Go. Ma olen saates sul. Okei. Ütleme, et ma olen TikToker. Nii. Keidi, räägi, mis paneb sind tegema su videoid? No mis ma oskan öelda, mu koer oskab lihtsalt rääkida ja ma pean seda niši ära kasutama. Ülikõva. Kuhu sa tahad jõuda sellega? Marsile. Marsile? Mis sa oma koeraga Marsil teeksid? Issand, kui hea küsimus. Ilmselt me nagu läheksime Kulguriga sõitma, siis ajaks marslasi taga, mingi chilliks. Seal on päevad ka vist pikemad. Ära siis unusta mind oma saatesse kutsuda. Absoluutselt mitte. Aitäh sulle, Kristiine, tulemast ja ma soovin sulle kõike head ja et su soovid täituksid. Aitäh sulle, et sa mind siia kutsusid. Üliäge. Ja sa tegid selle nagu õhkkonna nii mõnusaks. Ma räigelt, nagu ma enne ütlesin ka, ma räigelt põdesin. Nagu siuke närv tuli sisse lambist. Muidu vaata, siuke sitke tädi vaata, ütleb, loobib mingi ütlemist. Ja nüüd kardab Võru naist. Ja nüüd kardab Võru naist, tuleb siia ja peab rääkima asjadest, mida ta teeb, on ju. Ja nüüd nagu... Aga sa tegid selle olemis väga mõnusaks. Mul oli väga hea vestlus sinuga. Aitäh sulle. Aitäh sulle.